Mõte tööta enda heaks kõvemini kui teiste heaks kätkeb endas filosoofiat, mis julgustab inimesi võtma oma elu ja karjääri juhtimise enda kätte. Selle asemel, et pühendada kogu oma energia ja pingutus teiste heaks töötamisele, soovitatakse siin panustada rohkem omaenda eesmärkide saavutamiste ja eneseteostusesse. Esiteks tähendab see mõtteviisi muutust. Paljud inimesed töötavad ettevõtetes, andes oma parima, et täita tööandja seotud eesmärke ja saavutada ettevõtte edu. Kuigi selles ei ole iseenesest midagi halba, võib see tähendada, et inimene ei keskendu oma isiklikele unistustele ja ambitsioonidele. Tööta enda heaks kõvemini kui teiste heaks tähendab, et sa peaksid suunama suure osa oma ajast ja energiast nendele tegevustele ja projektidele, mis viivad sind lähemale sinu isiklikele eesmärkidele ja unistustele. See võib tähendada oma ettevõtte loomist, uute oskuste õppimist, investeerimist isiklikku arengusse või mis tahes muud tegevust, mis panustab otseselt sinu tulevikku. Teiseks on sellel ka praktiline aspekt. Kui sa töötad enda heaks, on sul suurem kontroll oma tööaja, projektide ja prioriteetide üle. See võib viia suurema rahuloluni, kuna sa saad keskenduda asjadele, mis sulle endale tõeliselt olulised on ja mis sind motiveerivad. Samuti võib see suurendada produktiivsust, sest sa tegeled asjadega, mille suhtes oled kirglik ja pühendunud. Lisaks võib see kaasa tuua ka suurema majandusliku sõltumatuse ja finantsvabaduse. Oma ettevõtte loomine või isikliku brändi arendamine võib pakkuda suuremaid võimalusi sissetulekuks kui lihtsalt töötamine palgatöötajana. Kolmandaks, kui sa töötad enda heaks, arendad sa pidevalt ka oma oskusi ja teadmisi. Iga uus projekt või väljakutse pakub võimalust õppida midagi uut ja kasvatada oma professionaalset pädevust. See pidev õppimine ja areng ei rikasta mitte ainult sind isiklikult, vaid suurendab ka sinu turuväärtust tööturul. Sul on rohkem võimalusi ja paindlikkust oma karjääriteed kujundada, sest oled pidevalt investeerinud enda arengusse. Lõpuks on selles mõttes ka suurem filosoofiline ja eetiline mõõde. Töötamine enda heaks tähendab ka vastutuse võtmist oma elu ja õnne eest. See on üleskutse olla proaktiivne ja sihikindel, mitte lasta end lihtsalt eluvoolul kaasas kanda. See tähendab teadlikku otsust, et sa ei ole lihtsalt kellegi teise eesmärkide täitja, vaid oled oma elu looja ja kujundaja. Kokkuvõttes julgustab see mõte inimesi olema enesekindlamad, iseseisvamad ja ambitsioonikamad. See ei tähenda, et sa peaksid täielikult loobuma töötamisest teiste heaks, vaid et sa peaksid oma isiklikke eesmärke ja unistusi tähtsamaks pidama ning nende nimel rohkem pingutama. See on üleskutse elada teadlikumalt ja sihipärasemalt, et saavutada elu, mis pakub rahulolu ja eneseteostust. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!